Tere tulemast jalutuskäigule Eerikuga. Täna on 24. veebruar 2021 ja meie vabariigi sünnipäeva puhul mõtlesin, et räägime vabadusest ja suveräänsusest ja kogukonnast. Põgusalt, mitte nüüd liiga kaugele. Et mina olen siis hariduselt sotsiaalteadlane, riigiteadlane, olen õppinud riigiteadust ja juurat. Olen ka praegu ühiskonnaõpetuse õpetaja. Ehk siis ma tunnen, et ma võin sellel teemal nagu veidi kõneleda. Et ühiskonnaõpetus näiteks 9. klass, mis me õpime ja oleme õppinud ja mida mina ka õppisin koolis, oli see, mis on demokraatia, rahva võim, et kõrgem võim on rahva käes. Ja mis on totalitaarne ja siuke autoritaarne riigi valitsemissüsteem. Ja mis on nende erinevad tunnused. Ja kuidas meil praegu siis seis on, kui me vaatame Eestit, meie riiki 2021 aastal, kus me oleme ja mille poolest me siis oleme vaba ühiskond ja mille poolest me ei ole. Et siis tegelikult, kui võtta, et mis vabadused on ühes nii-öelda sellises, kuidas meil on seda räägitud, mis meil on, kuidas meie inimesed arvavad ja usuvad, et meil on vaba riik, kus rahva esindajad, rahvas valib endale esindajad, kes siis on avalikud teenistujad, kes teenivad kõrgemat nagu huve, teenivad oma rahvast, et see esindusdemokraatia, et kõik grupid on nagu esindatud. Minu väide on, et see sellisel määral ei ole nagu päris see, mida meile väidetakse, et tegelikkuses on asi sellest kaugel ja kahjuks praegusel hetkel nagu see valitsuse tasandil meil niimoodi veel peegeldub. See on märk, mina olen siin selline olemuskanali esindaja ehk siis terviklikkuse õpetaja ja õpetan nägema asju kõrgemast perspektiivist, ühtsusest ja meie usume ka, et nii nagu sees, nii väljas, nii nagu all, nõnda üleval, et kõik, mis me näeme meie ees, on peegeldus meie mõtetest, mis me oleme enne mõelnud, kas siis selle või eelnevate elude jooksul. Kui meie kõrgem mina või nagu ühisteadvus, nagu kollektiivne teadvus, selline kõik, kes me siin maal oleme ühe suure mina või nagu teadvusvälja nagu väljendus. Lihtsalt hästi palju erinevaid perspektiive, nii palju kui meil on siin inimesi ja olendeid, on erinevaid vaatepunkte ja erinevaid radu, mida me oleme kogenud. Aga see maailm on selline fraktaalne, et sa võid zoomida sisse või zoomida välja, et ta on suht sama nägu. Sellepärast on öeldud ka, et Jumal on inimese nägu, või inimene Jumala nägu, et oma näo järgi loonud. Ja siis me võime mõelda, et meil on see vaba tahe ja me oleme justkui maapealsed jumalad, meil on füüsiline keha, me oleme ennast teinud tihedamaks, pannud vormi, võtnud ühe sellise nagu konkreetsema vormi. Ja siis me väljendame seda kõiksust siis nii heas kui halvas. Et see, et me vaatame neid pimedamaid pooli, on lihtsalt peegeldus sellest duaalsusest. Või mis ma mõtlen selle all, on see, et kui Jumal on üks ja on tervik ja on harmoonia ja armastus, siis ei ole skaalat. Jah, ei, siis on nagu raske mõista, mis on armastus päris nagu selline või mis, sa ei saa mõista, mis on nagu kaastunne või andestus ilma, et oleks sellele nagu vastandpool, et oleks millegile või kellegile andestada. Et selleks, et kogeda
see on nagu siuke rikastumise protsess, selline nagu viis kogeda iseennast kõiksusel siis Jumalal, et luua ühest kaks, luua polaarsus, duaalsus, must ja valge, siis, ja siis veel värvid ja spekter ja veel kõrgus ja erinevaid dimensioone ja või kui palju meil siin kõik on. Et saaks seda kõike nagu rikkalikumalt kogeda iseennast. Et aga ma tunnen, et selleks, et nagu mäletada, mis meie tõeline olemus on, et selleks me peame kuulama oma südant, oma sisetunnet. Et mida me tunneme ära, mis on meie olemuse nagu iseloom ja omadused. Vot, selleks, kui me pimedust vaatame välja ja tunneme, et meil on nüüd vabariigi sünnipäev, riigipiirid. Miks on riigipiirid tehtud? Me oleme eraldanud, loonud erinevaid kultuure, rahvaid, kes räägivad eri keelt. Me ka riigi seest vastandame üksteisele. Kuigi me võiksime keskenduda ühisosale ja sellele, mis meid ühendab. Aga ütleme siis, et meie kõiksuse osana, kuni meie näeme seda enda ees ja tunneme enda sees mingit vastuseisu, vastuolu. See on märk sellest, et see on meid nagu lumanud, see on meid kutsunud, on tundnud meile põnev. Ja või siis vastuseisu tekitanud, eks. Et ma ei taha, et nii oleks. Ma tahan olla see vabadusvõitleja näiteks, eks. Või revolutsionäär. Tahan teha head. Ja kõik inimesed tahavad teha head ja teevad endast parima. Ja see on asi, mida meeles pidada ja mäletada iga hetk. Ükskõik kellega me tegeleme. Räägime, suhtleme. Mida me oma väljendusega siis loome. Kas me loome ühtsust või loome eraldatust? Oluline asi tähele panna. Kas me ühendame, integreerime või me eraldame? Riigisüsteemis on mõnes mõttes, et siuke tsentraliseerimise tendents, ehk siis, et üks võim koguneb nagu ülesse kaugemale inimestest, loob suuremad eeldused selle nagu riukalikuks muutumisele, korruptsioonile, inimestest kaugenemisele. Ja seda me oleme näinud. Me nägime siin omavalitsused, meie väiksed omavalitsused, kus inimesed teadsid üksteist. Päris hästi tegime natukene suuremaks. Siis me liitusime selle Euroopa Liiduga ühest liidust teiseks. Ja kõigile selle lubadusega, et meie põhiseadus on alati ülimuslik. Ja see, kui me hääletasime selle Euroopa Liitu astumise poolt, siis õigusteaduskonnas siis õppides Lauri Mälksoo sõnade järel nagu järgi mõeldes, kes on meil siuke rahvusvahelise õiguse spetsialist, loenguid andis, võtsin kursuseid ja ütleme, et see meelsus ikkagi juristide seas on olnud selline vähemalt pealt näha. Et meil on nagu see võim ja suveräänsus ja vabadus. Ja see on meie vaba tahe seal olla. Aga see ekspluateeriv suursüsteem, ühtsuse pildist on see kõik üks mõttetu vaatamine, aga millegipärast meid see huvitab ja me tunnen, et see on koht, mida me peame nägema ja mõistma, et avada oma silmad, et elada nagu tões ja aususes ja tunnistada seda kõike, mis on toimumas. Mitte eitada, sest siis me saame ainult siis me saame valida ja muuta ja olla üldsegi nagu teadlikus loomises, kui me teadvustame, mida me kuidas loome. Et ühesõnaga selle Euroopa Liitu astumisega ja praegu tundubki, et meie enda inimesed, meie endised peaministrid, kes on Euroopa Komisjonis ja meie Riigikogus,
sillutavad teed sellisele maailma ütleme sellisele ühtsele maailma valitsusele, uuele maailma korrale ja seda korda sa võid vaadata kui millegi düstoopilise ja siukse George Orwelli 1984 sarnase ühiskonnana, kus sul ei ole enam privaatsust, sul ei ole sõnavabadust, sul ei ole usuvabadust ja teisiti mõtlejad, kes julgevad kahtluse alla seada selle võimu korruptsiooni, korrumpeerumise ja riukaliku käitumise, et kuulge, et rahva teenri nime all on tegelikult teenitud raha ja võõrast ülemat ja meie maa ja inimesed on nagu maha müüdud. Aga sa võid seda vaadata ka nagu teisest ja kõrgemast perspektiivist, kuidas kõik on nagu täiuslik peegeldus sellest, mis on sinu sees. Ja selle asemel, et sa läheksid võitlema sellega välisega, sa nagu võitled seda püha sõda enda sees, enda sisemiste nii-öelda teemonitega või varjukülgedega, kes on justkui nagu parasiidid sinu teadvuses. Et sinu hing, kes oled sina, nagu sinu olemus. Okei, läheb hästi, juba läheb vastuoluliseks natuke nagu see vastuseis minu ja sinuga seal, kes sa vaatad, et tekitame selliseid kohti. Aga ma ei taha tekitada erisust, ma tahan, et me näeksime, ja seisaksime, et minu sõnum on see teile, ma ju kõnelen eesti keeles Eesti rahvale ja ma armastan Eestit ja ma õnnistan Eestit ja ma soovin, et Eesti õitseks ja elaks ja oleks vaba ja vägev ja vahva eeskuju, nagu kõik meie. Ma arvan, et enamik meist soovivad seda sama. Mõned võib-olla ei hooli nii väga sellest oma riiklusest ja kõigest. Aga minu arust see on ilus ja tore ja kui me siia sündisime, saime selle kodakondsuse ja õppisime ja kasvasime niimoodi, nagu me oleme 90ndate algusest siiani nüüd pea 30 aastat tüürinud. Et see inimeste mäletamine, et mis on see nagu nõukogude aegsed repressioonid, kõik siuke okupatsiooni meeleolu. Kui me sellest nagu välja tulime, siis see mäletamine andis meile nagu teadmise, mida me tahame. Ja me olime nagu ühtsemad kui kunagi varem. Me laulsime, avaldasime oma meelsust ja ütlesime, et teeme ise. Aga ometigi nagu tagatubades tegelikult niimoodi, nagu oli see Molotovi-Ribbentropi pakt teise maailmasõja ajal. On, ma arvan, ka Nõukogude Liidu lagunemine ja kõik see, mis toimub nagu rahvusvahelistes suhetes ja see maastikul ja et need kõik on nagu mõnes mõttes koos kõlastatud ja läbi mängitud ja erinevate ühingute rahvusvaheliste nagu sükeste vennaskondade kaudu on siis selline nagu tagatubades olnud siuke maailmavalitsus, mis on nagu varjul. Ehk siis see suveräänsus on olnud näiline. See rahva esindatus ja esindusdemokraatia on olnud näiline. Et see ei ole nagu tõeline, sest et rahvas ei teeks seda, mida riigiisad, see ei ole riigiisad tegelikult, mida meie nii-öelda valitsus ja Riigikogu ja seda
ja neid institutsioone, kogu seda riigimasinat, kõiki neid institutsioone kasutav nagu sihuke nagu teadvus või energia kogum, kus on siis mõned inimesed, kes nagu reaalselt seda ka nagu sõnadesse panevad. Et see nagu juhtiv tegur ei ole olnud inimeste kõrgem hüvang. Vähemalt mitte kõikide inimeste, kindlasti mitte. Aga ma arvan, et need, kellel on süda õiges kohas, kes armastavad Eestit, et neil kõigil meil on see soov. Et see oleks nii, et iga inimene oleks austatud, et tal oleks võimalus ja et see kogukond ja see riik nagu toetaks meie igaühe kasvu ja arengut ja me panustaksime sinna. Ja see toimib paljudes valdkondades niimoodi, et kõik see nagu see taristu ja mingid teenused, mida meil on vaja ja kokkuhoidmine, see väga paljus juba toimib nii. Sest et me oleme siukses uues valgusajastul, uues nagu renessansis. Ja no ei saa olla pimeduse mängudes väga kaua, kui on ikkagi siuke koidik käes. Et nagu oli laulev revolutsioon ja Tõnis Mägi laules Koitu, siis nüüd ma arvan, on täpselt samamoodi. Sealt on uued lauljad, aga paljud on magavad veel, paljud on nagu läheks selle vana rongiga kaasa ja ei julge nagu tunnistada, et võib-olla eksitakse, ei julgeta nagu seista vastu, aga ma ütlen, et see kriitiline mass on ületatud, et nüüd see läheb lumepallina ja me avaneme uuele reaalsusele, südame tasandile, ühtsusele. Ja selleks ei pea minema välja sõdima, selleks peab olema selge oma enda sees, olema ise oma elu ja saatuse nagu peremees ja kuningas, oma maailma valitseja. Et sa ei oleks nagu ohvris, et sa oleksidki see suverään ja kõrgeim autoriteet kuulub sinule endale, sinu elu üle. Et sa ei lase teistel seda nagu defineerida. Ja kui me selle enda sees teeme, siis uskuge mind, see muutub ka meie ees, meie riigis, meie nagu maailmas. Et kui me oleme päriselt vabad, siis ühiskond võtab meie järgi vormi. Ja kui ühiskond tundub, et ei ole veel nii vaba ja ei teeni veel kõiki hüvanguid, siis võib vaadata enda seest, kas meie meel ja ego ja hirmud, nagu see meie vari, mida me näeme peegeldusena siis nendes riukalikes tagatubade tegijates, kes ei ela võib-olla nii hingestatult, aga arvavad ja tahavad parimat, nad ei taha keegi halba. Et me peame neile ka andestama ja nägema seda, mis ja kes see energia on ja mitte minema välisega võitlema, vaid tulema enda sisse ja vaatama, mida see väline sümboliseerib minu sees ja kus ma olen ise endaga niimoodi käitunud, mida ma väljastpoolt hukka mõistan. Kus ma olen oma vabaduse, oma suveräänsuse nii-öelda siis maha müünud või arvanud, et mul seda ei ole või kes mina väike mina olen, mis minu ikka saan teha. Et kõik siuksed uskumused ja programmid on meilt nagu, me oleme sellega oma väe ära andnud, me oleme justkui teinud kokkuleppe kõiksusega, oma sõnaga loonud selle energia, et meil ei ole väge enda elu muuta. Meil ei ole vabadust, me oleme millegi välise ohvrid. Ja minu sõnum meile sellel vabariigi aastapäeval on see, et võtame iseenda elu enda kätesse, oma kuningriigi võtmed on sul alati vöö peal. Et sina oled suverään, kõrgem autoriteet, kuulub sulle, ära omista seda kellegile teisele, mõnele liikumisele, raamatule, mõnele välisele peegeldusele, vaid vaata alati enda sisse, lase kõigel olla
peegel ja mõista, et see on peegeldus sellest valgusest, mis tuleb sinu seest. Eriti sinu tunded, kuidas sa tunned sellega kõiges. Need on ju sinu sees. Sellepärast, et ei tasu minna nagu suurde nagu võitlusse, et ma ütleks, et minu jaoks ma olen võib-olla 7-8 aastat selliseid vandenõuteooriate lahterdusse läinud asju nagu vaadanud ja uurinud ja see ajas mind alguses täitsa nagu ahastusse ja samas nagu võttis nii endasse ja võttis nagu süübima ja võitlema ja olema nagu siuke revolutsionäär. Aga hiljem ma sain aru, et ma mõistan ja teadvustan kõike, mis ma näen ja toimub. Et ma ei diskvalifitseeri ühte infot teisest, ma kuulan ära ja tunnetan ja vaatan. Et nagu siuke vaba kommunikatsioon ja ajakirjandus, et sa kuulad mõlema poole argumendid ära nagu päriselt. Et sa ei piira ühte ega teist või võta nagu valikuliselt. Sa ei juhi seda narratiivi, vaid kui sa kajastad seda, mis on, siis sa päriselt teed endast nagu parima, olles neutraalne. Reaalsuses väga nagu keeruline saavutada, sest see kõik sõltub perspektiivist, mida sinu silm näeb ja mida ta ei näe. Et nii, ma uurisin seda kõike väga kaua ja ma käisin ja rääkisin ja proovisin oma vanematele ja sõpradele ja sõbrad osad said aru ja vaatasid, et kuule jah, täitsa pekkis. Enamus olid ikkagi ignorantsed ja mõtlesid, et ei ole võimalik. Miks keegi peaks olema nii nagu süstemaatiliselt, et ma nagu kas kõik see on mõnes mõttes meie nagu vastu või? Et võid vaadata nagu paranoiliselt, muutud üsna paranoiliseks, kui oled siuke detektiiv ja hakkad vaatama, kes mida kus, eks. Ja samal ajal ma õppisin seda terviklikkust ja ühtsust ja vaimsust. Religiooni kõige kõrgemas mõttes, mitte siis nagu mõnda sellist eraldatuse dogma. Ja see on olnud selline teekond mulle üles-alla, sisse-välja. Ja ma saan aru, et meil on valik. Ja muidugi, kui me oleme siin maa peal ka, me ei ole mõeldud ainult vakka olema enda sees, vaid kui olukord ja väline nõuab ja kui mul on sisemine tunne ja tung, siis ma usaldan kui ma käin oma südame teel. Ja ma loodan, et sina ka. Et sa usaldad oma südame juhatust ja sa ei karda. Sest et tehes ära selliseid suuri muutusi ja transformatsioone, lubades endal väljendada seda, mis sa oled nii kaua tagasi hoidnud võib-olla, või ei ole julgenud vaadata hirmust, kuigi tegelikult võib-olla see ongi ainult hirm, muud ei ole. Siis kui sa ei hoia enam tagasi ja lased selle nagu väljendad oma tõde selgelt ja julgelt, siis maailm muutub, kõik maailm muutub. Ja võib-olla sellepärast paljud ei tahagi seda kõike vaadata ja isegi mõelda, et see võiks võimalik olla, et meid niimoodi nii-öelda süstemaatiliselt on nagu petetud ja valetatud ja mürgitatud ja nagu, et kogu see majandus ja kõik see, mida meile sisse söödetakse ja nagu, mida me tarbime ühel või teisel moel, aktiivsel või passiivsel moel, et see on meid nagu kahjustanud ja alla surunud meie väge. Et me justkui nagu farmis oleks elanud. Maatriksis unes. Et see võib olla nagu siuke nagu maatriksis see punane tablett, mis on liiga raske, et võib-olla ei ole, see on julgete tee. Aga sa ei saa minna ilma südameta ja ilma selle mäletamiseta sellesse vaatamisse, kui sul ei ole andestust iseendale enne kõike. Kui sul ei ole iseendale, siis ei ole seda sul teistele. Ja sa hakkad vägivallaga vägivalla vastu. Ja see ei ole kunagi tee. Sest vägivald tahab võita ja vallutada. Ei taha ta. See ei ole lahendus. Armastuses lõpeb kõik.
Ja armastus ei ole alati pai ja poolehoiu võitmine. Armastus on vahepeal ka konkreetne ja karm, aga ta on alati südames. Ja loob sellest tõest. Vot. Vabariigi aastapäev. Paranoia. Kahtlustad kõike, elad hirmus. Vastand on siuke pronoia. Elad usalduses. Ja mõtled, et kuhu sa ka ei läheks. Isegi kui teised inimesed ei tea, siis nad äkki varjavad minu eest seda, et nad salaja kõik minu kasuks telgi taga tööd teevad, et mina saaks ärgata ja selle taipamise ja märkamise ja teadmise enda seest nagu sügavalt ära teha. Et jaa, nad mängivad seda mängu kõik minu jaoks. Et võib-olla ma olen viimane uinuja. Kõik. Ja on palju mitmeid koolkondi ja õpetusi, kes kõik väidavadki seda, et see on selline solipsistlik maailm, kus on üks mina, üks teadvus. Ja kõik teised on need samad minad, lihtsalt teises ajahetkeseks. Ja kõik on budad, kõik on virgunud, suured meistrid, läinud teadlikult unne ja unustusse, nagu olles samal ajal oma kõrgema minaga kohal ja teadvel mängimas ja etendamas sulle seda rolli kokkuleppeliselt selles hetkes siin või mis iganes tuleb. Et sina saaksid teha need märkamised ja taipamised, et võtta ka need osad endast vastu, et integreerida kõik varjud, duaalsuse lõimida üheks, märgata, et see kõik on üks ja kõik on ühe mündi kaks poolt. Ja me kõik teeme seda armastusega. Ja sina oled viimane. Me kõik oleme ärganud ja virgunud ja sina, see üks mina seal. Sinu jaoks see kõik see tants käib. Ja sa pead kuulama oma südant, järgnema talle, usaldama ja teadma ja oskama eristada oma südame häält mõistuse häälest. Vot. Siuke pronoia mõte. Ja minust palju etem kui see paranoia. Et kõik see maailm töötab minu kasuks. Ka telgi taga ja ka siis, kui ta ei tunnista seda. Kui nad võitlevad vastu, see tundub ime kannatas. Siis sa all kõik tead, et see on kõik Jumal, kes armastab sind tingimusteta, piiritult. Ja see kõik on mäng ja sinu käes on võtmed. Ja see kõik on sulle juhatus, tee viit, näpunäid sissepoole. Et vaata enda sisse ja ole see muutus, mida sa maailmas näha tahad. Ja elagu Eesti, elagu see suur mina, kes elab kõige sees. Et Jumal on suur ja vägev ja sina oled see, sa oled kõik see. Et tõsta oma sagedust sinna maale, et sa näed, et see on kõik üks suur teadvuse väli, see on kõik üks multidimensionaalne suur mina. Ja sa ei ole sellest eraldi, sa ei pea võitlema sellest, sa ei pea võitlema oma koha eest siin mingite ressursside pärast, see kõik on nagu siuke, petukas ring. Peibutis su tähelepanu kõrvale viia sellest, mis on päriselt oluline. See, mis päriselt oluline on sinu sees olemas juba sul praegu. Sa ei pea seda kuskilt ostma, taga ajama. Usaldama, et see lahendus ja vastused kõik on sul olemas. Suveräänsus. Kogukonnast ei jõudnud rääkida. Ütleme, kogukond on selline community ehk common unity. Ühine ühtsus. Ühtsus, mis meid ühendab. Ja siis me töötame nagu harmoonias, nagu meie rakud töötavad kehas harmoonias, hoides ja väestades ja tegeledes selle terviku, selle kehaga, mis meil on, õnnistades seda. Samamoodi meie oleme justkui rakud siin suurel kehal, maal ja õnnistame ja hoiame seda. Oleme common unities.
ei võistle, ei jaga ja valitse, ei kakle. Sest see kõik on hirmust ja arvamisest, et me oleme eraldi ja meil on puudus. Kõike on külluses, kõigile jagub. Kui sa ei näe, siis see on sinu õpetus ja tervendus, protsess, puhastus. Et sa tuleksid südamesse, leiaksid selle tõelise aarde, mis ei peitu selles välises, mis üks hetk niikuinii pihuks ja põrmuks on, vaid selle igavese ja alatise, mis on alati sinu sees. Ja keegi ei saa sult seda mitte kunagi ära võtta ega kahjustada. Sa ei saa oma allikast eraldi olla. Oma loojast. Sa oled tema nägu, tema väljendus. Ja igavene selles mõttes. Samamoodi teinekord räägime. Aga aitäh sulle, et sa tulid ja kuulasid, jalutasid minuga selle jalutuskäigu, selle mõttelennu sellel vabariigi aastapäeval, kus meil oli üks vägevamaid talvesid üle pika aja. Ja ma olen nii rõõmus, me saime suusatada, me saime kelgutada ja palju lund lükata ja -20-ga palju kütta. Ja see oli üks väga lahe talv ja tellime veel selliseid vägevaid talvesid. Nüüd on suur sula, kõik sulab, seemned ootavad, et saaks tärkama hakata ja lilled õitsema, samamoodi sina. Et päikest ja kõike vägevat sulle, kallis hing seal teisel pool ekraani. Et ole oma tegudes, oma elus aus ja küsi, mida armastus teeb. Mida armastus teeks selles olukorras, mida sinu süda teeks. Ja ole see armastus. Ole see muutus, mis sa elus näha tahad. Ja õnnista kõike ja kõiki, mis sa teed. Sest see on see, mis loeb. Nii et elagu Eesti.